Tere minu poolt ka. Minu nimi on siis Kadri Saluri, nagu te kuulsite. See teema nüüd, millest ma täna räägin, on siis keemilised reaktsioonid ja keskkonnahoid. Natukene võib-olla selline kohmakas pealkiri, aga üritasin sellest siis teha võimalikult ülevaatliku ja siis võib-olla teie jaoks võimalikult arusaadava esitluse. Alustaks siis keemilisest elemendist ja räägiks natukene ka sellest, et mis põhjusel need keemilised elemendid omavahel siis keemilisi sidemeid moodustavad. Et seal on ikkagi teatud reeglipärasus, päris suvaliselt maailm ei funktsioneeri. Siis edasi liiguks selle juurde, et räägiks, mis asi täpsemalt on siis keemiline reaktsioon. Meil on eri tüüpi reaktsioonid siis näideteks siin ja siis põhjused, mismoodi need siis aset leiavad ja ühtlasi siis teeks võib-olla paar sellist katset ka, et näete siis, et mismoodi need reaktsioonid päriselus välja näevad. Siis räägime natukene sellistest reaktsioonidest, mis on nii meie kui inimeste, kui siis ka teiste erinevate elusorganismide sees või siis toimuvad nende elutegevuse käigus. Ja siis mismoodi see keskkonda mõjutab teatud tingimustel rohkem, tihtipeale väga nagu ei mõjutagi. Ja siis vaatame natukene ka selliseid reaktsioone, mis siis üldiselt igapäevaselt meiega kuidagi viisi seostuvad. Ja siis lõpus on paar ideed, mida võite kodus ise teha, et väga sellised lihtsate katsevahenditega katsed. Kõigepealt siis räägiks, mis asi on keemiline element. Et mõiste element on tegelikult siis väga vana, vanem kui meie hetkene siis kalender. Ja mõiste on siis pikka aega olnud üpris segane, et tegelikult ütleme siis nii, et otseselt ei tähendanud mitte midagi. Et seda defineeriti paar korda ümber, aga otseselt kuni keskaja lõpuni siis mingisuguse adekvaatse definitsioonini ei jõutudki. Ja alates 17. sajandist sai siis Robert Boyle hakkama ühe sellise toreda kirjeldusega, et element on miski, mida enam ei saa siis lihtsamaks lahutada. Ja senikaua ta siis veel säilitab mingisuguseid üheseid omadusi. Ja see definitsioon oli natukene siis ka võib-olla veel ümmargune, kuni siis Lavoisier sajand hiljem umbes leiutas lihtainete tabeli, väga sellise algelise jällegi, kus sai siis natukene parema pildi sellest, mismoodi need elemendid omavahel eristuvad. Ja täpsustas siis John Dalton kogu seda olemasolevat teadmiste pagast aatommassi mõistega. Ehk siis sellest hetkest võib lugeda, et tegelikult sai siis keemilise elemendi mõiste nii-öelda defineeritud. Vähemalt siis enam-vähem selliselt, nagu ta meile tänapäeval on tuntud. Tänapäeval on siis mõiste napi sõnaliselt öeldes ühesuguse aatomnumbriga aatomite liik. Ma usun, et kõik, kes on käinud koolis, teist vist kõik on, te olete seda kuulnud, tahaks loota. Ja selle elemendi mõistega käivad kaasas kaks mõistet veel. Üks nendest on siis aatomnumber, tähistatakse teda suure Z-iga. Ja aatomnumber siis tähendab aatomituuma laengut, mis on siis defineeritud prootonite arvuga tuumas. Prooton on siis positiivselt laetud osakene tuumas. Kas tuleb tuttav ette või? Tuleb, jah? No mingi tuttav sõna vist natukene on tuttav, on ju. Neutron on see, millel laengut pole, on ju. Jep. Ja massiarv on nüüd see, kus on vaja nii prootonit kui neutronit ja siis on vaja need kõik kokku liita, kui iganes palju neid seal tuumas siis on. Ja tähiseks on temal siis A. Ja kõige väiksem siis keemilise elemendi omadustega osake ongi aatom. Ehk siis temal on tuum, kus sees on tal prootonid ja neutronid ja mis ümber tuuma on tal? Elektronid, jah, väga hea. Võt, midagi on ikka natukene meeles, suurepärane. Ja kõrvale panin siia väikese joonise ka siis aatomist, et umbes selline siis aatom välja näeb. Ja keemilistel elementidel on siis tänaseks päevaks päris põhjalik tabel paika saanud. Need viimased 6 elementi on siis üpris värsked, et nende puhul ei saa siin rääkida sajanditagusest avastamisest, et see on ikkagi selline aastakümnete teema. Päris palju neist on ebastabiilsed, aga üldjoontes tuleks siit siis võtta kaasa see, et on metallid, poolmetallid ja mittemetallid. Valdav enamus elementidest on siis metallid ja metallid on siin hetkel võib-olla mitte kõige paremini nähtavalt sinakad, roosakad, punased, no ütleme, et oranžid ka ja siis see kollane on siis poolmetall ja mittemetallid on siis need ülejäänud. Hallid on ka metallid või siis tegelikult nii ebastabiilsed, et nende omadusi võib-olla ei olegi hetkel kuigi täpselt määratud. Ja mismoodi siis eristatakse keemilisi elemente ja jaotatakse neid siis metallideks ja mittemetallideks.
Põhimõtteliselt on seal 11 täiendavat kriteeriumit: ionisatsioonipotentsiaal, Paulingi elektronegatiivsuste skaala ja siis elektrijuhtivus temperatuuri sõltuvusest. Vaatame neid nüüd natukene täpsemalt. Ionisatsioonipotentsiaal tähendab siis seda energiat, mida on vaja, et eemaldada ühe aatomi küljest siis elektron. Ehk siis, kui me räägime mittemetallidest, enamasti on nende küljest väga keeruline midagi eemaldada, tüüpiliselt nad siis sooviks omaga endaga pigem midagi liita. Ja selle tõttu on siis kõik paremal pool asuvad elemendid ka väga kõrge ionisatsioonipotentsiaaliga. Ja paremal pool on siis toodud ära selline skeem, kus aatomnumber on seotud ära ionisatsioonipotentsiaaliga. Ja Paulingi elektronegatiivsus näitab siis seda, kuidas elektronegatiivsus suureneb ja nagu näha, ta on siis seotud otseselt ionisatsioonipotentsiaaliga. Ja Paulingi skaala põhjal saab siis tegelikult ennustada seda, mis tüüpi side tekib ühendite vahel. Ja siin on üks selline kokkuvõttev skaala ka keemiliste elementide perioodilisuustabeli põhjal. Et kui siis kasvab ionisatsiooni energia, siis kasvab elektronegatiivsus, kõik siis paremale poole, paremale üles siis täpsemalt öeldes, ehk siis kõige kõrgem on ta sealkandis, kus asub heelium. Ja kui siis elektronafiinsus samamoodi liigub siis ülesse ja paremale ja liigub aatomi raadius vasakule alla, ehk siis kõige suuremad aatomid asuvad meil metallilises piirkonnas. Ja samamoodi siis saab öelda, et metallilised omadused on kõige tugevamad seal ringis, kus on kõige suuremad aatomid ja kõige mittemetallilisemad omadused on siis jällegi sealpool, kus on heelium. Nüüd keemiline side on siis seotud sellega, et energia väheneb ja alati üritab süsteem jõuda siis sellisesse olukorda, kus energiat kulub kõige vähem. Ja aatomite omavaheline seostumine tuleneb siis sellest, milline täpselt aatom välja näeb. Kas te olete midagi kuulnud sellisest asjast nagu okteti reegel? Oktet on siis sõna sarnase tüvega nagu oktav. Ehk siis oktaavis on 8 nooti teil, on nii? Oktetis on 8, mida? 8 elektroni, jah? Täpselt. Ehk siis, kui tegemist ei ole nüüd vesiniku või heeliumiga, millel on välisel elektronkihil ainult 2 elektroni, siis valdav enamus elemente liiguvad sinna suunda, et nende välisel elektronkihil oleks siis 8 elektroni. Et see on siis energeetiliselt kõige säästlikum, ütleme siis, hetk. Tekib siis 3 erinevat keemilist sidemet vastavalt sellele, et saaks siis kuidagi ära jaotada mugavalt need elektronid omavahel. Üks variant on iooniline side. See tähendab seda, et elektron täies ulatuses lähebki üle ühelt aatomilt teisele. Ehk siis üks pool peab loovutama elektroni, teine pool vastupidi peab võtma vastu. Kuna elektroni laeng on negatiivne, siis see pool, kes loovutab, tema laeng muutub positiivseks, temast saab siis katioon ehk positiivselt laetud ioon ja see pool, kes võtab elektroni vastu, temast saab anioon ehk negatiivselt laetud ioon. Need on vast mingisugused tuttavad sõnad, ma kujutan ette. Ja kovalentne side on selline olukord, kus elektronid otseselt üle kuskilt ei lähe, vaid tekivad sellised jagamise momendid. Ehk siis elektronid ei ole otseselt ei ühe aatomi ega teise aatomi omad, vaid nad on ühised. Ja metalliline side on neist võib olla selline kõige kummalisem, et metallidel täpselt samamoodi nagu kõikidel teistel keemilistel elementidel on positiivselt laetud tuum ja siis need tuumad on niiviisi ühtlaselt paigutatud ja nende vahel siis liiguvad väikesed elektronid nii kiiresti, et need on põhimõtteliselt nagu pilvekujulised. Ehk siis on lihtsalt selline suurem ala, mis on kaetud elektronidest. Siis keemilise reaktsiooni definitsioon võiks olla, et on olemas mingisugused ühendid või ained, mis siis muunduvad teistsugusteks. Ja aine ehitus muutub ja aatomi valentselektronid ehk siis välise elektronkihi elektronid osalevad siis reaktsioonis ehk siis nemad paigutuvad mingit moodi ümber. Ja tüüpiliselt võib siis reaktsiooni toimumist hinnata selle järgi, et seda on isegi mingisugustel põhjustel näha. Et näiteks eraldub sealt gaas.
gaasi eraldumise puhul tüüpiliselt on näha mulje näiteks. Kas te olete kunagi näinud mulje mingisugustel reaktsioonidel? Jah, et segate vett ja siis tulevad mullid ja oligi reaktsioon. Et tegelikult mulje võib tekkida ka mingisugustel teistel põhjustel, aga nüüd te täna kindlasti katsetate, siis te näete, kuidas keemilise reaktsiooni käigus saab päris edukalt eraldada mingisugust gaasi. Siis teine tunnus võiks olla näiteks sademeteke, ehk siis tekib mingisugune mittelahustuv ühend. Tüüpiliselt võiks see olla mingisugune sool, aga võib olla ka midagi muud. Ja sadeneb siis põhja, ehk siis põhimõtteliselt selle võib sealt lihtsalt välja filtrida. Ja värvuse muutumine, kas te olete seda kohanud äkki? Kui hästi läheb, siis näete seda ka täna, võib-olla isegi mitu korda. Siis lõhna muutumine, võib siis juhtuda, et alles lõhn tekib, võib-olla enne ei olnudki inimesele tuntavat lõhna ja siis mingisugune reaktsioon leidis aset ja pärast siis tekkis. Et ma arvan, et seda te olete võib-olla külmkapis kohanud päris palju. Või kui söök jäi külmkapist välja hoopis näiteks. Ja siis valgus saab eralduda väga kenasti, seda äkki näeb ka täna, kui veab. Ja soojus eraldumine, seda iseenesest näeb vist ka, aga ma arvan, et me ei hakka nagu katsuma, et see soojus on vist päris soe. Keemilise reaktsiooni puhul kindlasti tuleb rääkida sellest, et mingisugusel hetkel saabub tasakaalupunkt. See võib nüüd olla siis, kui on tasakaal pigem saaduste suunas, ehk siis reaktsioon kulgeb lõpuni, aga ei pruugi. Ja see on nüüd defineeritud siis kipsi vaba energiaga, ehk siis vaba energia muuduga. Ja mõte on siis selles, et on siis vaja saavutada olukord, kus on maksimaalne energia võimalik muuta kasulikuks tööks. Ja kaks erinevat reaktsioonitüüpi on. Üks variant on siis eksotermiline reaktsioon, ehk siis väliskeskkonna temperatuur tõuseb selle tõttu, et aineosakeste siseenergia muutub väiksemaks ja reaktsioonisegust eraldub energiat. Ja see energia eraldub siis soojusena. Ja selle tõttu saab siis mõõtagi sellises reaktsioonis temperatuuri tõusu. Vastupidine olukord on selline, mille nimetus on endotermiline reaktsioon, kus siis temperatuur langeb ja reaktsioonisegus olevate aineosakeste siseenergia muutub suuremaks. Ja hoopis siis tuleb väliskeskkonnast energiat siduda. Ja igal juhul oleneb siis keemilise reaktsiooni toimumine temperatuurist ja konkreetsest reaktsioonist. Ja ma arvan, et olete kuulnud ka sellist sõna nagu katalüsaator. Eriti sellistes tehnilisemates ainetes räägitakse katalüsaatoritest. Biokeemias räägitakse ensüümist. Idee on neil siis sama, et põhimõtteliselt on tegemist siis mingisuguse ühendiga, mis tõstab reaktsiooni kiirust, aga tegelikult selles reaktsioonis ise ei osale. Või siis ta osaleb ja lõpus vabaneb täiesti identsel kujul, ehk siis lõppsaadusesse teda ei jää. Ja eri tüüpi reaktsioonid on siin skeemi peal siis ära toodud, tegelikult on siin 3 reaktsioonitüüpi, vaatamata sellele, et 4 joonistan. Esimene on siis ühinemisreaktsioon, see tähendab seda, et on 2 erinevat elementi või erinevat ühendit, mis omavahel ühinevad. Ja nendest 2 esimesest ei jää midagi alles, tekib täiesti uus 3. Siis teine tüüp on selline, mille nimi on lagunemisreaktsioon. See tähendab seda, et on alguses üks mingisugune keerukam ühend, milles siis tekib 2 lihtsamat. Võib-olla tekivadki täiesti lihtained, et täiesti realistlik. Ja 3. variant on asendusreaktsioon, mis on siin 2 alumisel siis joonisel või 2 alumisel osal. Esimese puhul on siis natukene lihtsam asendusreaktsioon, kus siis välja vahetub ainult üks osa ühest elemendist. Ja teise puhul on siis tegemist sellisega, kus mõlemast lähteainest üks osa siis vahetub välja ja nad vahetuvad omavahel. Selline väga nagu primitiivne selgitus selles osas, milliseid reaktsioone võib kohata maailmas. Ja siin meil nüüd tulevadki näited. Ühinemisreaktsiooni puhul ilmselt kõige tavalisem näide on siis liitumine hapnikuga ehk põlemisreaktsioon. Ja põlevad väga paljud erinevad ained. Et see võib olla nii lihtaine, see võib olla ka liitaine. Vesinik põleb meil veeks. Seda kasutatakse näiteks vesinikuautodes. Väävel põleb, sellest saab siis vääveldioksiid. Ja lupja saab ka kustutada. Lubi on liitaine, kaltsiumoksiid, ja temale vee lisades saab siis kaltsiumhüdroksiidi. Ja siin on nüüd selline reaktsioon, mida me võiks proovida. Ehk siis magneesiumi põlemine. Kas keegi on kunagi põletanud magneesiumit? Teie olete? Et siis meil on üks magneesiumi põletaja. Mina olen ka magneesiumit põletanud.
Okei, nagu selline demonstratsioon-katse nagu praegu. Okei. No vaatame, mis meil sellest magneesiumi põletamisest saab. Magneesium ise näeb välja, olete ilmselt kuulnud, et tüüpiline metall on hõbevalge, on ju? Magneesium on tüüpiline metall. Mitte midagi erilist selles mõttes. Peale vaadates ei tunneks seda ilmselt ära, kui ei teaks, et tegemist on magneesiumiga. Aga väga suur erinevus enamike metallide kõrval on esimese ja teise A-rühma metallidel nende reaktiivsus. Ehk siis nemad reageerivad väga ilusasti. Vaatame, mis siit nüüd saama hakkab. Natukene kaua läheb aega, et põlema hakkaks ja meil see leek natukene tahmab ka, mis tähendab seda, et magneesium saab siia peale omale mingisuguse kütusest, meie hetkesest kütusest tuleva kihi. Hoidke pöidlaid ka kindlasti. See on väga vajalik, issand jumal küll. Mida? No, näete jah. Et väike tükk põleb kiiresti, aga nagu te nägite, see oli alguses hõbevalge. Oli nii? Aga mis värvi see nüüd on? Ei tea, kui hästi te näete muidugi. Täiesti lumivalge. Et magneesium on siis hõbevalge ja magneesiumoksiid, mis meil siit nüüd tekkis, tema on siis hoopis teist värvi. Et see on nüüd näide sellest, kuidas reaktsiooni käigus saab värvus muutuda. Et saab väga edukalt. Ja teine lugu, mis on hästi oluline, kui te vaatate seda reaktsioonivõrrandit, ma usun, et te olete kokku puutunud reaktsioonivõrrandite tasakaalustamisega. Tegelikult iga reaktsioonivõrrandi puhul siis kehtib reegel, et mitte miski ei teki ega kao. Ehk siis mitte kunagi ei saa olla olukorda, kus näiteks lähteainetes on võib-olla 2 magneesiumi aatomit ja saadustes on 1 või midagi analoogset, mis iganes. Et see peab nagu alati klappima. Et see, mis mul on tähistatud noolega, massi jäävuse seaduse põhjal on ikkagi tegelikult võrdusmärk. Et kõik jääb süsteemi, ütleme siis nii. Siis lagunemisreaktsioon. Selle puhul on mul näiteks siin lubjakivi kuumutamine. Lubjakiviga olete kunagi kokku puutunud? Ei ole, jah? Eesti paekivist ei ole kunagi kuulnud ja ühtegi teokarpi pole näinud ja ei ole, jah? Siis ilmselt ei ole, jah? Aga üldiselt lubjakivi tegelikult on üks levinumaid siis kivimeid, mida üldse kohata võib. Ja Eestis eriti, et Eesti rahvuskivi, et võiks võib-olla olla kursis. Ja siin on siis võimalik täiesti sellisest adekvaatsest kivimist toota kaltsiumoksiidi, mis oli meil siis kustutamata lubi. Kunagi varem siin oli ka ühes reaktsioonis näha. Ja süsinikdioksiidi, ehk siis süsihappegaase, mis lihtsalt aurab ära. Et selline huvitav kivi. Aga meie katse on hoopis midagi muud. Meie katses on hoopis vaseühend. Ja selle katsega nüüd on selline lugu, et ma jätan selle siia nagu jooksma natukeseks ajaks, et vaatame pärast uuesti. Idee poolest peaks nüüd siis juhtuma selline lugu, et vaskhüdroksiidist eemaldub meil vesi, gaasilisel kujul loomulikult, sest temperatuur on kõrge, ja jääb alles siis vaskoksiid. Ja tegemist on meil siis vask-2-hüdroksiidiga ja vask-2-oksiidiga. Et vaatame siis, mis ta meil tegema hakkab siin. Et jätame siis selle siia võib-olla, vaatame, võib-olla pärast peab pisut, äkki ma veidi langetan seda. Kui klaas läheb liiga tumedaks, siis võib-olla ka ei näe midagi, et kui kõik on liiga tahmane. Ma ei tea. No, vaatame seda mingi minuti pärast näiteks. Et selline on siis lagunemisreaktsiooni näide iseenesest. Ja siin on siis täpselt sama põhimõte, et mitte ükski element mitte kuskile ära ei kao tee peal. Ja asendusreaktsiooni puhul saab siis rääkida näiteks erinevatest reageerimistest hapetega. Hapetega reageerivad päris erinevad variandid. Meil on siin üks näide näiteks soolaga. Või siis väävelhappe reageerib lubjakiviga hoopis. Lubjakivi oma olemuselt on siis tegelikult sool. Ja huvitav on see, et kui on saaduseks selline asi nagu süsihappe, ehk siis H2CO3, siis tema alati laguneb veeks ja süsihappegaasiks. Ja süsihappegaas jällegi on meil
meie atmosfääris gaasilisel kujul ja aurab kuskile minema. Vesi, üldiselt toatemperatuuril jääb ikkagi vedelaks, et aurab väga aeglaselt. Aga siin on nüüd see koht, kus teie saate ka osa võtta. Et tegelikult tekib siis ka selles reaktsioonis süsihappegaas. Ja süsihappegaasi puhul on hästi oluline meelde jätta, et sellega saab kustutada leeki. Mitte küll kõiki leeke, aga kõlbab näiteks kenasti enamike kütuste, mõne õli jaoks. Köögis võib-olla ei kasutaks süsihappegaasi, et köögis võib-olla kasutaks pigem mingisugust tuletekki või liiva või midagi sellist. Aga lahustite jaoks enamasti sobib ja kõige tüüpilisem kasutusala on siis elektroonilised seadmed. Aga ma ei tea, kas keegi siis tahab tulla ja kustutada. Me saame siin kustutada küünlaleeki ja põhjas on juba valmis söögisooda, mille valem on seal, naatriumvesinikarbonaat ja siis äädikas. Ehk siis teise sõnaga etaanhappe, temal on siis 2 süsinikku ja ma ei tea, kas tahab keegi tulla proovima? Ma panen need küüned põlema. Et 4 inimest saab katsetada, ma ei tea. Võib-olla mõni, kellele telefonis meeldib hirmsasti olla näiteks. Ma ei tea, ma panen need kuidagi järjest võib-olla. Selle näiteks siia poole ja siia poole ja sulle 1 ja siia ka 1 ja need võib-olla hetkel pole vaja. No. Nagu selline jõulumeeleolu. Nii, ja nüüd võib-olla umbes sellisest kogusest täise piisab on ju. Võib-olla isegi, ma arvan, et see on okei, 1 katse jaoks. Ehk siis sellest pudelist võiks mingi 1/3 kuluda näiteks. Et 1 saab valada selle, teised peavad siin jagama seda 1. Ja siis võiks oodata võib-olla selline näiteks 5 sekundit, mitte rohkem kindlasti, sest lõpuks hakkab segunema süsihappegaas ka teiste atmosfääris olevate gaasidega. Teeme niiviisi, et 1 teeb kõigepealt, vaatame, mis sellest saab. Nii, nüüd ta on ära reageerinud, on ju. Hakkab vaikselt alla vajuma. Ja nüüd, kuna süsihappegaas on raskem kui meie atmosfääri õhk, siis võib eeldada, et ta on kuskil siin umbes niiviisi. Ilmselt osa on juba välja tulda, aga ütleme, et nii palju teda siin umbes on. Ja nüüd proovi kallutada seda. Nagu sa valaksid midagi, aga sa ei näe seda, mida sa valad. Ja vala siia. Töötas, jah? Maagia. See on jah natukene kehva leigiga küünalega, aga ilmselt töötab ikka sama hästi. No pääsed ta mullitama hakkaks, jah. Et oleks kenasti näha, et seal eraldub gaas, nagu oli üks reaktsiooni toimumise tunnus, eks ole. Kõigiga peaks sama asi juhtuma, jah. Hea, proovi, jah, vala. Nagu vala seda gaasi, jah. No, ma arvan, et see on okei. Võid juba kustutada oma küünalt. No, ei tulnudki või? Võib-olla sinu oma siis ei tahtnudki reageerida nii hästi. Või siiski. Üldiselt päris selline lollikindel katse, et võite kodus ka katsetada. Näidata kõikidele tuttavatele ja sugulastele. Ma ei pea siia peale kallama. Mitte seda vedeliku. Sa nagu kallaks midagi, mida sa ei näe. Sest süsihappegaasi sa ei näe, on ju. Täiesti nähtamatu gaas. Töötas, jah? Jah. Et selline katse siis. Ja nagu näha, siis gaasi siin tekib kõvasti, et siiamaani meil reageerivad need. Aga vahepeal võib-olla vaatame siis seda. Tundub, et siin on ka toimunud midagi. Kas te näete ka seda või see klaas on liiga must? Mis värvi see enne oli, kes mäletab? Ja kuidas nüüd paistab? Ma ei tea, kas ta päris must on, et ta ilmselt on mingi selline tume sinakas, lillakas. Must ja poole kanduv, ütleme. Et toimus siis päris märgatav värvuse muutus, jah. Söögisooda on selline tore asi iseenesest. Väga kasulik.
Aga põhimõtteliselt sellise asjaga ilmselt saab puhastada hästi pindasid, ma arvan. See on võib-olla tavaline kasutusala kodus, ma mõtlen. No üldiselt happe lahustab teatud tüüpi kraami, siis söögisooda on aluseline, lahustab teist tüüpi kraami ja siis saadki kõigest lahti põhimõtteliselt. Aga kui me nüüd räägime sellest, mis meil igapäevaelus toimub, igapäevaelus ma kujutan ette, et te selliseid katseid ilmselt ei tee ja võib-olla mingisugust vaskihüdroksiidi ka ei kuumuta. Aga näiteks te olete ilmselt kokku puutunud vilja oksudeerumisega või siis fotosünteesiga, võib-olla, tahaks loota, või hingamisega, seidimisega, käärimisega, kõige sellega. Vilja oksudeerumine on siis selline protsess, kus pealt vaadates mingisugune vili, näiteks õun, muutub pruuniks. Et tegemist peab olema siis mingisuguse nii-öelda vigastusega. Et kui teie lõikate õuna pooleks, siis õuna jaoks on see vigastus. Ja viljas olevad siis fenoolid natukene väga suure reaktsioonitsükli käigus reageerivad ümber millekski muuks. Ja lõpp-produktiks on siis melaniin. Ehk siis melaniin ongi see ühend, mis annab värvust ja annab ta värvust ka paljudes teistes kohtades nahas näiteks. Ja reaktsioonid ise on päris sellised muljetavaldavad. Ma arvan, et sellega hetkel võib-olla ei ole keegi veel isiklikult kokku puutunud, vähemalt mitte sellisel reaktsiooni võrrandi tasemel. Aga lihtsalt idee kui selline, et näidata, et tegelikult reaktsioon võib olla siis väga mitmeastmeline selleks, et siin saaks öelda, et lõpuks tekkis melaniin. Et tegelikult kohe ei teki sealt mingisugust melaniini. Ja kogu reageerimine siis toimub põhimõtteliselt paari siis erineva ensüümi koosmõjul hapnikuga. Et rohkem ei olegi mitte midagi vaja. Ja kõrval on siis foto sellest, mismoodi võiks õun siis pärast välja näha. No ilmselt läheb veel pruunimaks tegelikult, kui kaua moodata. Jälle midagi, mida saate kodus proovida. Siis fotosüntees on tõenäoliselt siis selline reaktsioon, mida peaks igaüks teadma, ikkagist elualus. Ja vaja on selleks siis päikesevalgust, peamiselt siis päikeselt saabuvat kiirgust, siis süsihappegaasi ja vett. Ja taim tegelikult kasutab siis fotosünteesi selleks, et lõpp-produktiks saada suhkur, milleks on glükoos. Ja hapnik on siis nii-öelda kõrvalprodukt. Sellel reaktsioonil on siis mitu erinevat alareaktsiooni. Üks on siis valgusstaadium, mis toimub päevasel ajal, siis kui päike on väljas. Ja taim saab siis kenasti lehe sees olevat klorofüülimolekuli ergastada. Klorofüülist, ma loodan, on kõik kuulnud midagi. Tegemist on siis selle molekuliga, mis annab värvuse lehele. Roheline on ta. Klorofüüliga saab ka teha väga toredaid katseid, aga need on paraku sellised aeganõudvamad. Ja siis elektron liigub ühelt molekulilt teisele, et seal kõik järjest ilusasti ergastuvad, vabaneb seal energiat, taim saab enda jaoks energiat ja lõpuks siis veemolekuli lõhustumisel eralduvad elektronid võtavad need kohad, mis on klorofüülis siis mingil hetkel jäänud vabaks. Ja kogu see energia siis sünteesitakse selliseks ühendiks nagu ATP, adenosiin-trifosfaat. Ja see on siis, ütleme, et kõige levinum energiakandur siis bioloogilises maailmas. Et seal on kaks varianti, üks on siis ADP, see on siis nii-öelda energiavaesem osa ja teine variant on siis ATP ehk siis energiarikkam ühend. Ja pimedusstaadiumis kasutatakse siis vesinikione ja sedasama salvestatud energiat süsinikdioksiidi sidumiseks ja selleks tuleb siis edasi moodustada erinevaid 6 süsinikuga ühendeid ja siis pärast saab nendest väiksemad ühendid, millest omakorda siis moodustub glükoos, et alles selles etapis ehk siis pimedusstaadiumis saab taim selle suhkru päriselt kätte. Aga ilmselgelt tegelikult glükoosina enamik taimi väga enda suhkruid ei säilita, et pakitakse siis kokku keerulisemateks. Et kui me räägime siin näiteks suhkrupeedist või siis suhkruroost, siis nemad pakivad selle sahharoosiks, inimesed siis eraldavad seda. Ja see kraam, mida mina uurin, ehk siis need vetikad, seal on ikkagi valdavalt tegemist ainult polusahariididega, ehk siis väga pikkade suhkrumolekulidega. Ja siin on üks selline foto, mis on tehtud Antarktika lähistel. Ma loodan, et teil on näha sellist rohelist ala seal. Need rohelised on siis kõik vetikad, mikroskoopilised küll, mitte makrovetikad. Ja tegelikult nemad siis annavad enamuse hapnikust, mis jõuab meie atmosfääri.
Et kui võib-olla varem räägiti, et ma ei tea, Amazoni vihmamets on maakera kopsud või midagi säärast, siis tegelikult tänaseks päevaks on juba ammu kindlaks tehtud, et valdav enamus taimi, mis siis toodavad hapnikku, ikkagi pesitsevad hoopis vees. Ja kui arvatakse, et võib-olla kui on keerulisem ehitusega taim, siis ta eraldab seda hapnikku õhku rohkem, siis see ka tõele vasta. Et põhimõtteliselt mida primitiivsem taim, seda efektiivsem hapniku eraldajad on. Aga need numbrid selles mõttes ei ole täpsed, et kahjuks keegi pole suutnud kindlaks teha, kui palju täpselt millistest liikidest pärineb. Ja mis toimub siis hingamise käigus? Põhimõtteliselt peale vaadates tundub see pigem olevat fotosünteesi vastupidine reaktsioon. Ja eks ta mingis mõttes ka on. Ehk siis tegelikult kasutatakse mingisugust suhkrut, glükoosi siis, ja pannakse see reageerima veega ja hapnikuga. Ja tekib siis süsihappegaas ja vesi jällegi. Ja eraldab ühtlasi seesama energia, millest ma just rääkisin, et adenosiin, trifosfaat. Ja see on siis põhjus, miks üldse hingama tegelikult peab, et saaks energiat mingisuguseks elutegevuseks, mis iganes see siis olla võiks. Ja tegelikult hingamine on siis iga organismi oluline osa ainevahetusprotsessis. Ja koed saavad selle läbi siis hapnikku. Seedimise puhul on väga suur osa ensüümidel, ehk siis bioloogilistel katalüsaatoritel. Ja vastavalt siis sellele, mida täpselt seeditakse, on siis need ensüümid väga huvitavad erinevate nimetustega. Näiteks süsivesikuid lagundavad siis amülaas. Siin on üks joonis ka olemas. See on mingisugune tärklis. Ja amülaas on 2 eri tüüpi. Alfa-amülaas ja beta-amülaas lagundavad nad siis vastava siis suunaga, ütleme siis laias laastus sidemeid. Need sidemed võivad olla selliste teatud nurgakest all, et tegelikult polüsahariidide keemia on hästi keeruline. Ja siin on siis toodud skeem, kus sirgeid ahelaid väga mõnusasti amülaasid lagundavad, pole mingit probleemi. Aga kui juhtub olema piirkond, kus on hargnenud ahelate ala, siis need paraku üldjuhul väljutatakse täiesti seedimatult. Ehk siis neid ei suuda keegi laganduda. Ja seal on ühtlasi selliseid huvitavaid ensüüme nagu sukraas, isomaltaas, maltaas, laktaas. Valkude lagundamise puhul on pepsiin, trüpsiin, peptidaas. Trüpsiiniga kusjuures kasvatatakse ka erinevaid bakterikolooniaid. Päris selline mitmekülgne ja ütleks, et päris levinud ka biokeemias. Selline huvitav ensüüm. Ja rasvade lagundamise jaoks on siis selline sõna nagu lipaas. Et see sõna lipos ise ongi ladina keeles rasv. Et ilmselt on see sealt siis pärinenud. Käärimisest on siin natukene siis rohkem juttu, sest seda käärimist lihtsalt leidub nii paljudes erinevates eluvaldkondades. Ja käärimise mõte on siis ilma hapnikuta süsivesikuid muundada keemiliseks energiaks. Ja bakterite ja seente ja mõndade siis mikroskoopiliste organismide elutegevuse käigus leiab aset käärimine. Ja kui seda käärimist siis kasutatakse mingisuguse kindla eesmärgiga, inimene näiteks on välja töötanud erinevaid toidutehnoloogiaid lausa, mis on täiesti käärimise põhised, siis sellist protsessi nimetatakse kääritamiseks. Ehk siis põhimõtteliselt käärimine ja kääritamine on sama asi. Küsimus on lihtsalt, et kas organism teeb seda enda lõpuks või siis inimene kasutab seda enda hüvanguks. Ja need näited võiks olla õlle ja veini valmistamine, jogurti valmistamine, hapukurgi valmistamine või mis iganes muu köögi või puuvilja hapendamine, biokütuse tootmine, seedimine, imetaja seedekulglas või siis näiteks ka reovee töötlus. Ja mis seal siis aset leiab? Ma arvan, et see on kõige parem keemiline reaktsioon kogu selles esitluses. Ehk siis suhkur mingisugune, siis on pärm, siis ära on võetud hapnik, ja siis tekib sealt süsinikdioksiid ehk siis süsihappegaas ja mingisugune alkohol. Et see on üks inimkonna selline kõige nagu vanem kääritamise kasutamine alkoholi tootmiseks. Siis jogurti puhul kasutatakse
erinevad piimhappebakterid, ehk siis hapendatakse laktoosi ehk piimsuhkrut ja saadakse siis piimhappe. Ja siis see jogurt jätab sellise veidi võib-olla hapuka maitse, eks ole, võrreldes tavalise piimaga. Tavaline piim on nagu pigem magus. Olete nõus? Jogurt, kas on magus? Nojah, muidugi see jogurt, mida te poest ostate, see on väga kõvasti lisasuhkruid saanud endasse enamasti. Aga kui tegemist on naturaalse jogurtiga, siis üldiselt see magus nagu otseselt ei ole. Et pigem selline hapukoore moodi võib-olla. Biokütuseid saab toota väga edukalt. Biokütuse puhul siis saab kasutada päris paljusid erinevaid mikroorganisme, et tegelikult nii kaua, kuni nad toodavad siis etanooli, nii kaua neid saab kasutada. Aga kõige levinum on siis pagaripärm, Saccharomyces cerevisiae, ehk siis see sama, mida me siin vist ka varsti hakkame kasutama. Ja jällegi siis eraldub ka süsihappegaas seal reaktsioonis. Ja suhkrut on muidugi vaja täpselt samamoodi. Siis imetajate puhul on erinevad mikroorganismid siis seedekulglas ja nemad siis kääritavad seda taimset massi ja sealt siis saab erinevaid saadusi. Oleneb siis sellest, et mida nad täpselt kääritavad. Ja üks produkt, siis, mis tegelikult keskkonna mõistes on kindlasti nagu väga huvipakkuv, on metaan. Ma usun, et võib-olla keegi on paari sõnaga sellest midagi kunagi kuulnud. Et need imetajad, kes seda metaani siis suuresti eritavad, on mäletsejad, ehk siis taimtoidulised, suured karjaloomad, lehmad näiteks. Austraalias on läbi viidud jällegi sellist teadustööd, mida on hästi keeruline läbi viia, sest et hästi keeruline on neid arve mõõta. Eriti kui sa ei saa neid loomasid panna sellisesse kinnisesse kambrisse, kus oleks üldse võimalik aru saada, kui palju siis keegi mida eritab. Aga Austraalias tundub, et nad on midagi toimetanud ja 70% siis kogu põllumajanduses eritatud kasvuhoonegaasidest pärineb mäletsejate pidamisest. Et see on tegelikult metsik number. Ja samas siis tervelt 11% kogu riigi kasvuhoonegaasidest, kus on siis päris palju erinevaid muid energiatootmise teemasid sees, et see on siis kõik puhtalt sellest, mida siis teeb nende suur loomakari. Ja selles sektoris peamised erituvad gaasid on siis metaan. Metaan on siis päris tugev kasvuhoonegaas, väga kenasti soojendab meie atmosfääri ja diilämmastikoksiid. Et diilämmastikoksiid oma olemuselt tegelikult on üpris vähe problemaatiline võrreldes siis metaaniga. Ja kuidas siis vähendatakse tänasel päeval seda? Antakse siis söödaga loomadele mingisuguseid toidulisandeid. Et kui seda päris pikalt on tehtud sünteetiliste kemikaalidega, see on viimased aastakümned, siis tänapäevane suhtumine on pigem liikuda looduslähedasemate lahenduste poole, sest ilmselt antibiootikumide toitmine loomadele ei ole võib-olla kõige parem idee, eriti kui inimesed pärast siis selle liha ära söövad, eks ole. Ja siis kasutatakse looduslikke kemikaale, näiteks vetikaid ka kusjuures, ja siis rasvade ja õlidega on siis saadud peaaegu väga väikeseks siis kasvuhoonegaaside eraldumine, vähemalt siis nendes testkarjades. Reoveetöötluse puhul saab siis rääkida jällegi väga erinevatest mikroskoopilistest organismidest, nende hulgas siis taas bakterid ja erinevad muud loomakesed ka, teistsugused elusolandid hoopis, algloomad ja seenelaadsed organismid ka. Ja saab siis taaskord lagundada erinevaid jäätmeid ja võivad need siis olla mõned rasvad või siis jällegi suhkrud. Ja idee on siis taaskord see, et saaks mingisugust etanooli neist toota, et biogaas on siis etanool. Siin on meil siis jällegi see sama pagaripärm ja katse oma olemuselt on jälle vist selline, mida saate kodus ka katsetada, et siin sees on meil siis soe vesi ja pagaripärn, põhjast küll natuke lahustumata, aga las olla. Ja me nüüd lisame siia suhkrut. See on meil tegelikult reaktsioonivõrrandis on meil glükoos või tehniliselt see võib olla ka mõni teine suhkur, aga see on meil praegu siis hoopis sahharoos. Aga suhkur on suhkur ja pärmil ilmselt sellest suurt midagi pole. Ja nüüd, mis siin võiks siis juhtuda, kui hästi läheb, on see, et eralduv
süsinikdioksiid täidab selle palli. See võib-olla võtab natukene aega, aga oluline on siis see, et see vedelik oleks soe, sest vastasel juhul pärm väga midagi tegema ei hakka. Et see võiks olla selline umbes inimese võib-olla vannivee temperatuuri laadne. Selline 37 kraadi või. Ma ei tea tegelikult, mis kraadi juures ta vannis käite, aga võib-olla midagi säärast. Ja eraldub siis kindlasti ka energia, et see on nüüd ka selline oluline koht, et see on nüüd tõesti selline reaktsioon, kus ta võib-olla läheb isegi natukene soojamaks. Ja mis meil siis toimub ümbritsevas keskkonnas, mis ei ole nüüd otseselt võib-olla päris seotud erinevate organismidega, vaid pigem siis sellega, mis on nii-öelda füüsikaline keemia rohkem. Et meil on tahmapõlenguid, roostetamist, happevihmasid, detergente, siis see sama taigna kergitamine. Akudest võib-olla paar sõna, tänapäeval väga popp lugu ja muidugi erinevad siis energiateemad lisaks siis akudele. Sest tahmapõlengud on üks asi, millest Eestis tegelikult räägitaksegi üpris palju ja seoses sellega, et praegu on ka talv ja elektriarved on nii suured, et inimesed on rohkem hakanud jälle kütma erinevaid mis iganes küttel siis ahje, siis juhtub seal tihtipeale selline lugu, kus ahi jääb hooldamata. Tegelikult peaks ahju hooldama siis kord aastas, kui see on kasutatav ahi. Ja kui ei ole kasutatav, siis vist soovituslik minu teada on ikkagi kord aastas. Et üpris nagu mõistlik asi, millel hoida silma peal. Päris selline hea elukindlustuse laade lahendus. Ja tekib siis selline lugu, et kogu see hooldamata siis pigitahm, mis jääb korstna sisemusse, teatud hetkel võib süttida. Eriti siis, kui tal on näiteks sellised lenduvad osakesed, et kui see tahm on selline hästi peen, oleneb kindlasti ka sellest materjalist, mida seal korstnas on põletatud, aga üpris realistlik, et varem või hiljem hooldamata korstnas läheb see pigitahm põlema. Ja kui see pigitahm läheb põlema, siis võib juhtuda selline lugu, et ta põleb näiteks 1000 kraadi juures. Aga mis te arvate, mis jääb alles, kui teie maja keskel mingisuguses korstnas 1000 kraadi juures midagi põleb? Et see kõlab nagu suurepärane retsept tulekahjuks vist. Et 1000 kraad on ikkagi väga kõrge kraad tavapärase sellise kodutoimetuse juures. Ja siis kindlasti, kui selline asi peaks juhtuma, et hakkab mingisugust veidrat tossu tulema välja pärast näiteks mingisugust väiksemat kamina kasutamist, siis kindlasti kõik sulgeda nii palju kui võimalik ja jahutada siis maha see korsten. Mõistlik oleks kutsuda tuletõrje näiteks. Siis roostetamine. Roostetamine on siis selline reaktsioon, mis vajab toimimiseks hapnikku ja vett. Aga kuna see vee kogus päris täpselt ei ole defineeritud, siis ta on reaktsiooni võrrandus tähistatud X-iga. Et tegelikult see vesi oma olemuselt on siis natukene selline katalüsaatori moodi toimetaja, et ta peab seal olema, õhkkond peab olema niiske ja siis saab toimuda roostetamine. Ja roostetamine oma olemuselt on siis raua reageerimine hapnikuga. Aga kindlasti mitte siis põlemine, sest kui me nüüd praegu tegime siin katse magneesiumiga, see oli siis magneesiumi reageerimine hapnikuga. Et siin on siis tegemist natukene teistsuguse reaktsiooniga. Siis kuidas happevihmad mõjuvad ehitistele ja monumentidele? Natukese aja pärast tuleb juttu, et kus siis tegelikult alguse saavad need happevihmad. Et meil on vääveldioksiid, millest saab vääveltrioksiid ja kui nüüd siis vääveltrioksiid jõuab vihmapilve, siis saab sellest kõigest väävelhape. Ja väävelhape on väga reaktiivne hape ja tema väga edukalt siis reageerib erinevate looduslike kivimitega, kaasa arvatud siis kaltsiumkarbonaadiga. Kaltsiumkarbonaat on siis tõenäoliselt kõige võib-olla haavatavam happevihmadele. Ja siin on siis ära toodud üks figuur Saksamaal ja vahe on 60 aastat. 60 aastaga on sellest figuurist siis väga vähe tegelikult alles jäänud, et valdav enamus nendest detailidest on happevihma tulemusel lihtsalt maha pestud nii-öelda. Ja mis siis happevihm teeb keskkonnale? Happevihm happestab meil veekogusid, selle tulemusena langeb elurikkus, sest happelises vesikeskkonnas üldiselt ei ole selline elurikkus, nagu on neutraalses või siis kergelt aluselises. Ja
Ma usun, et te olete äkki kuulnud ka uudistest, et näiteks on massiline rahudel elavate korallide suremine. Korallide pleekimiseks nimetatakse seda või siis pleekumiseks. Olete võib-olla kuulnud? Ei ole? Et see on üks asi, millega võib-olla võiks ennast kurssi viia, et tänapäeva maailmas tegelikult väga nagu terav probleem. Ja see ei ole siis seotud otseselt ainult happevihmadega, vaid see on ka seotud keskkonnas kasvava süsinikdioksiidi vette lahustumisega. Mõlemad siis tegelikult väga ilusasti muudavad vee happelisemaks ja väiksemate organismide jaoks ka väga väikene happelisuse muutus on surmav. Ja pinnase hapestumine, loomulikult ka seal on elurikkuse langus probleemiks ja inimese jaoks ilmselt kõige suurem mure on see, et põldude viljakus langeb. Siis nahaprobleemid imetajatel, inimestel ka muidugi ja taimekahjustused. Et happevihmad siis igal juhul kellelegi väga head ei tee. Üks teema, mida võib-olla siis igapäevaselt ka on paslik mainida, on detergentide olemasolu, eriti nüüd võib-olla siis koroona ajastul. Ja detergent on siis selline aine, millel on hüdrofiilne pea ja hüdrofoobne saba. Kas need sõnad on tuttavad või? On jah? Mis see hüdro tähendada võiks? Hüdro on vesi, jah? Ja fiilne? Fiilne siis armastab vett ja foobne siis kardab vett. Ja detergendi ülesehitus on selline, et tal on siis hüdrofiilne osa selline nii-öelda nagu pea, nagu selline kompaktne ja hüdrofoobne saba on umbes selline, nagu on rasvamolekul. Lihtsalt selline üks pikk, mingisugune süsiniku vahel näiteks. Ja siin näiteks on siis toodud üks selline detergent, mis on väga levinud laborites eriti, STS ehk siis naatriumtodetsüülsulfaat ja tal on siis selline väike naatrium seal, et on hea nime panna umbes nii, aga valdav enamus sellest on siis tegelikult süsinikest ja vesinikest koosnev saba. Et siis pisikene pea on tal väävli ja hapnikuga. Ja skeem siis ka selle kohta, et kuidas mikroorganismidele mõjuvad detergendid. Et kui tüüpiliselt võib-olla detergent on mõeldud selleks, et eemaldada mingisugust, ma ei tea, rasvaplekki mingisuguse kanga pealt näiteks, et detergent on siis puhastusaine, eks ole, või ma ei tea, pesupulber näiteks, siis väga edukalt mõjub mikroorganismidele hävitavalt, mida siis tänapäeval koroona puhul edukalt ära kasutatakse või mis iganes muude nakkushaiguste puhul. Et saab siis hävitada mikroorganismi valgulise kesta juures oleva lipiidse membraani ja see lipiidne membraan tähendab seda, et ta koosneb siis rasvadest. Ja tegelikult tungib väga edukalt läbi, sest et just see sama pikk saba, mis meenutab siis rasvamolekuli, väga ilusasti lahustub selles. Ja siis lõpptulemusena jääb siis kogu see pisikene mikroorganism ilma oma membraanist, mis tähendab seda, et ta on väga lihtsasti surmatav. Et ei olegi nagu midagi rohkem väga temaga vaja teha. Võib ära pesta veega näiteks. Ja detergentide puhul on siis lugu keskkonnaga ka natukene keerulisem, et teatud detergendid, need, mis on siis pindaktiivsed, jäävad niiviisi vee pinnale huvitavalt pidama, sellised natukene nagu füüsikaliselt põnevamad detergendid nii-öelda, on elustikule toksilised. Ehk siis, kui need satuvad kuskile loodusesse, siis hästi nendega seal ei lähe. Ja need fosfaadid, mida kasutatakse detergentides, selles näites küll ei olnud, aga tegelikult üpris levinud, need aitavad siis kaasa vetikate vohamisele. Et üldiselt, kui mingisuguseid detergente kodudes kasutate, siis tõenäoliselt see kõik jõuab reovette on vist nii. Ja kui midagi sealt reoveest peaks siis omakorda jõudma loodusesse tagasi, siis saab näiteks tekkida olukord, kus leiab aset vetikate õitsemine liiga suurel määral. Nüüd on siis see küpsetuspulbri hetk ja küpsetuspulbri siis see aktiivne komponent nii-öelda on siis söögisooda. See sama söögisooda, millega siin enne sai just katset tehtud. Ja selle söögisoodaga on siis selline lugu, et tema meil laguneb. Ja laguneb tema ära pesusoodaks, mis on väga sarnane ühend. Kui söögisooda on siis naatrium-vesinikkarbionaat, siis pesusoodast vesinik väljub ja asendub see siis naatriumiga, et väga sarnane ühend. Ja eraldub lagunemisel vesi ja süsihappegaas. Ja kindlasti on vaja siis selleks protsessiks kuumutamist. Selline koogi tegemise temperatuur ilmselt kõlbab väga hästi, et 80 kraadi ja üles. Ja ma ei tea, kas te olete võib-olla testinud söögisoodat, et mis maitsega see on?
Päris halb vist on ju. Ja üldiselt ilmselt, kui seda sinna kooki natukene liiga palju panna, siis see kook on ilmselt veel hullem, ma arvan. Sest see pesusooda nüüd parema maitsega küll ei ole. Et seda reaalselt kasutatakse ka pesemisel. Et see selles mõttes ei ole mingisugune väga nagu toitev ühend, ütleme nii. Et pigem võiks siis selle söögisoodaga kokku hoida, et ilmselt mingis ulatuses kerkib seda aina ikka. Et akudest paar sõna. Akud koosnevad meil anoodist, ehk siis negatiivselt laetud osa ja katoodist ehk positiivselt laetud osast. Ja siis on elektrolüüt, ehk siis laenguga lahus, kus siis elektronid saavad liikuda. Ja siin on siis selline väikene mikroskoopiline vaade katoodist, et see kate võib olla nagu väga-väga keeruline. Et mida aeg edasi, seda rohkem leiutatakse erinevaid materjale ja need võivad siis mingisuguste kombinatsioonidena saavutada täiesti müstilisi nagu valemeid keemiliselt. Ja tüüpiliselt on need siis tänapäeval vähemalt liitiumiga, hapnikuga ja siis mõne metalliga veel. Ja anood tüüpiliselt on siis grafiit ja elektrolüüdiks on siis liitiumi soolad ja mingisugustes lahustites siis, et vett seal ei ole. Ja kõige levinum aku, mida siis tänapäeval toodetakse või siis kasutatakse, on siis liitium-ioon aku, et selle kohta on siis nali, et igal ühel on üks taskus ilmselt või siis käes. Ja siin on üks väike skeem ka, et ma arvan, et see on võib-olla selles mõttes pädevam skeem kirjeldamaks mõnele füüsikule rohkem. Aga idee poolest, mis siin siis juhtub, et siin on väikesed siis värvilised nooled. On näha, et ühed on rohelised, ühed on punased äkki, ma loodan. Et tühjendamisel, ehk siis see, mis teil siin hetkel telefonides toimub, sellised on siis punased noolekesed, ehk siis nad liiguvad anoodilt katoodile grafiidi pealt siis sellele, mis iganes segu siis on parasjagu kasutusel selles konkreetses akus. Ja kui siis laadida, siis toimub vastupidine liikumine. Ja neid akusid tegelikult on siis erinevat tüüpi, et happe ehk pliiaku on siis selline, mis on näiteks autodes kasutusel ja seal on siis kasutusel väävel happe. Ja see peab olema kindlasti väga konkreetse tihedusega ja tema siis ongi elektrolüüt, ehk siis see, kus saavad laetud osakesed liikuda. Siis nikkel-kaadmium aku on siis keskkonnaohtlik aku, mida tegelikult veel ilmselt kuskil maailmas leidub. Jällegi selline pigem traditsiooniline, Euroopa Liidus on ta tänaseks päevaks juba keelatud. Nii siis tootmine kui müük. Siis nikkel-metallhüdriidaku, tema on siis samamoodi välja vahetumas selline natukene aegunud lahendus. Ja tal on optimaalne töövahemik ka väga väike, et tänapäevases maailmas ilmselt mitte kuigi palju kasutust leidav. Ja siis on nüüd selline aku, mis on siis kõige levinum hetkel, liitium-ioon ja siis liitium-polümeeraku, et oleneb siis, kui keeruliseks see struktuur on tehtud, et selle tõttu väikene nime erinevus. Ja võimekas aku selles mõttes, et mahutab palju, kestab kaua, kaalult on kerge ja tehnoloogia on siis väga kiiresti arenev. Ehk siis võib eeldada, et lähiaastatel on päris palju juttu seal veel kuulmas. Ja siis on veel päris palju erinevaid väga spetsiifilisi ja üpris vähelevinud variante mingisuguste teatud elektroonikasüsteemide töös hoidmiseks. Aga igal juhul on akudega üks väga suur keskkonnaprobleem, et kui nende kasutusiga lõpeb, teatavasti igal akul on siis mingisugune kord, kui palju sa neid laadida saad. Olete võib-olla kuulnud, et ükski aku ei ole igavene. Võib-olla telefoni puhul ka tajute, et kui te ostate telefoni, siis aku peab paremini, paar aastat hiljem, ilmselt ei pea enam nii hästi. Arvutite puhul võib-olla seda tajuda paremini, et mismoodi see aku siis laadimine ja tühjendamine, need tsüklid siis kiiremini väsitavad seda akut. Ja lõpuks siis, kui on aku oma väärtuse minetanud nii-öelda, siis tegelikult ei ole nagu väga suurt tarka nendega teha, et neid üldiselt kogutakse ja üritatakse taas kasutada. Aga võib arvata, et mida keerulisemaks lähevad need erinevad komponendid, siis seda keerulisemaks muutub ka nende taaskasutamine. Ja väga paljud inimesed endiselt tegelikult ei kogu ju akusid, et viskavad lihtsalt kuskil, et mingi sai tühjaks. Et Eestis tegelikult on päris range see kogumise süsteem. Kõik kohad, kes müüvad midagi, mis on laetav, peavad nad tegelikult vastu ka võtma. Ja siin on siis näha ka, et mismoodi need akud
tsüklite eluea mõttes erinevad päris suuresti ja kui palju siis on selle aku kasutegur. Ehk siis kui efektiivne üldse selle aku kasutamine on. Et see liitiumioon on vist selline päris tubli tegija seal nimekirjas. See ilmselt oleneb, mida seal täpselt kasutatakse. Sest see variatsioon on ka nii lai, et kuni seal on liitiumioonid sees, siis ta nimetus on juba liitiumioon. Nii, siis sisepõlemismootor. Et teatavasti algsed mootorid, millega siis liigutati erinevaid masinaid, olid siis lahtise leegiga. Teate võib-olla tänapäeval ka mõnda sellist, kus lahtine leeg paneb midagi tööle? Näiteks, täpselt. Või siis võib-olla mõni laev endiselt sõidab niimoodi. Et ikka neid leiab, siis sisepõlemismootor idee on selles, et seal toimub põlemine küll jah, ainult et kuskil sees, ehk siis see ei ole nähtav. Ja eralduvad lihtsalt need gaasid, mis siis põlemisel tekivad. Ja kogu see protsess on siis täiesti nagu kinni kaetud ja tehtud põhimõtteliselt selles mõttes turvaliseks, et kuskil ennast ära otseselt põletada ei saa. Ja kasutatakse siis nii vedelkütuseid kui siis gaasilisi kütuseid. Traditsiooniliselt on need kütused olnud siis fossiilsed. Tänapäeval oleme me liikunud natukene moodsamasse maailma. Ja üldiselt siis päris suur probleem on alati nende sisepõlemismootorite puhul kasutegur, sest eraldub väga palju soojust. Ehk siis lisaks sellele, et sa toodad soojust reaktsiooni käigus, sa pead veel kulutama energiat selleks, et see masin maha jahutada. Ehk siis ta on nagu 2 korda mõttetu nii-öelda. Ja sisepõlemismootori puhul nüüd tänapäevaste automudelite puhul on siis kindlaks tehtud, et see kulutab 1,2–1,6 korda rohkem süsinikdioksiidi kui elektrisõiduk oma siis eluea jooksul. Ja sisepõlemismootori tootmine kulutab siis vähem süsinikdioksiidi kui siis elektrisõiduki tootmine. Aga siin selles mõttes on ka eeldada, et on tulemas uued ajad, sest kogu aeg muudetakse erinevaid protsesse üha efektiivsemaks. Ja nüüd siis natukene elektrijaamadest. Meil on siis 6 erinevat elektrijaama maakerel valdavalt. Soojuselektrijaam on siis traditsiooniline, kus siis kasutatakse põletatavaks energiaks mingisugust kütust ja keemiline energia on see, mille põhjal siis soojust saab. Ja hüdroelektrijaam, kus kasutatakse veekineetilist energiat, siis tuumaelektrijaamas on siis aatomtuumade lõhustumise energia. Tuuleelektrijaamas on siis tuule kineetiline energia. Päikseelektrijaamas on siis päiksekiirgusenergia, ehk siis kaudselt tegelikult on tegemist aatomituumade liitumise energiaga. Geotermaal energia on siis selline, kus kividesse on salvestunud soojusenergia maa sees toimuvate protsesside tõttu. Ja soojuselektrijaam on siis see, mida Eestis on kõige enam antud hetkel veel. Vaatame, et kuhu meil see pilt siin liikuma hakkab. Ja kütteks on siis fossiilsed kütused, biokütus. Biokütust saab siis näiteks kääritamise teel, eks ole, näiteks nendest erinevatest jäätmejaamadest. Siis biomass, mis see biomass olla võiks? Puit, jah, näiteks puidupelletid. Eestis väga tavaline. Eestis on väga palju puitu, seega puiduga endiselt köetakse. Jäätmed, et jäätmeid võib ka otse põletada. Et tüüpiliselt Eestis kõigepealt kääritatakse vedelaid jäätmeid mingisugune osa, nendest saab biokütust ja samal ajal saab siis kasutada mingisuguseid tahkeid jäätmeid otse kütusena. Aga mis on nüüd probleem, et kui kogu see kraam siis ära põletada, siis igal juhul sealt eraldub väga palju väga erinevaid ühendeid. Ja keskkonna jaoks on siis probleemsed süsinikdioksiid, eralduv tuhk, vääveldioksiid, NOx tähendab siis kombinatsiooni erinevatest lämmastikoksiididest. Need, mis on siis keskkonna seisukohalt väga ohtlikud, on lämmastikmonoksiid ja lämmastikdioksiid. Siis erinevad metallijoonid ja muidugi radioaktiivsed osakesed, et see viimane on see kõige parem, et sellega on kohe nagu väga palju ette võtta midagi. See oli sarkasm ja kõige suuremaks murekohaks siis nende erinevate gaaside puhul, ehk siis kõik need oksiidid, mis siin on pluss see tuhk, on suduteke, et need väga kenasti aitavad siis kaasa linnades sudutekkele. Ja teatavasti, mida rohkem on inimesi kuskil piirkonnas, mida kõrgem on siis asutustihedus, siis seda rohkem on vaja toota energiat.
sest inimene tahab ju kõike mugavusi, mida iganes tänapäevases maailmas on pakkuda. Selle tulemusena siis toodetakse ka kõiki neid oksiide ja seda tuhka üha rohkem ja rohkem ja rohkem ja kasvab see sudu kontsentratsioon. Et see on põhjus, miks suurlinnades üldiselt õhukvaliteet on alla igasugust arvestust. Ja üritatakse kõik need erinevad elektrijaamad viia siis linnast välja või siis kasutada mingisugust muud elektritootmismetoodikat, et vabaneda nendest traditsioonilistest meetoditest, mis ei ole võib-olla kõige tervislikumad ei inimestele ega kellelegi teisele. Ja teine probleem on muidugi see, et süsinikdioksiid ja siis lämmastikuoksiidid väga kenasti aitavad kaasa meie planeedi soojenemisele, ehk siis kõikidele nendele kliimamuutustele, mis inimestele hetkel juba natukene problemaatiliseks on osutunud. Ja radioaktiivsed osakesed otse loomulikult nendest ei ole siin rääkinud midagi, et need on kõigil ohtlikud. Tuumaelektrijaamad. Need on siis sellised jaamad, kus otseselt tegelikult korrektse kasutamise korral reaktsioonid ise ei ole kahjulikud. Et selles mõttes, kui me räägime sellisest käimas hoidmisest, siis see on tegelikult üpris puhas protsess. Probleem nüüd tekib siis, kui radioaktiivsed jäätmed jäävad sealt jaamast üle. Et tegelikult seal kogutakse kokku isegi kõik kindad ja kitlid ja kõik asjad, et need ei ole ainult siis see kütus, et seal on kõik, millega iganes on seal jaamas siis kokku puututud, see kõik siis kogutakse kokku. Ja nende radioaktiivsete jääkidega on keeruline, et nendega ei ole tegelikult hetkel inimkond midagi suutnud suurt ette võtta. Need pakitakse konteineritesse, kaevatakse kuskile maa alla, tsementeeritakse veel teatud juhtudele kinni ja aastatuhandeid see siis vedeleb. Ja. Miks on need kosmosesse ei saada? Ja, see on hea küsimus. See on hea küsimus. Et ma arvan, et see on võib-olla seotud sellega, et kosmoseprügi me tekitame niisamutigi, et võib-olla ei ole vaja seda veel teha, aga tegelikult ma ei oska sulle vastata, et see võib-olla võiks olla täitsa plaan. Et sa võid arendada seda, ma usun, eriti nüüd, kus varsti on meil raketid, vist ma saan aru igapäevaselt tõusmas orbiidile, et siis ei ole nagu probleemi selle liigutamisega vähemalt. Tänasel hetkel nad ikkagi maetakse üldiselt maha. Ja mingit prognoosi neil selles mõttes pole, et 1000 aastat tagasi keegi kasutanud tuumaelektrijaamasid, ehk siis me tegelikult ei tea, mis nendest jäätmetest saama hakkab. Ja erinevatel jäätmetel on siis erinevad ohukategooriad, vastavalt siis sellele, kui palju seal täpselt seda radioaktiivset kütust või kütuse jääki alles on. Ja siin on siis väikene reaktsiooninäide ka, et ma usun, et seda vist tegelikult natukene õpitakse gümnaasiumis. Jah, et idee poolest siis tänasel päeval on kasutuses meil uraan, sest et see on laialt levinud. Üks isotoop väga ilusasti sobib selleks, et siis tegeleda tuumalõhustamisega ja pommitatakse seda vaest uraani isotoopi siis neutronitega ja need neutronid liituvad uraani aatomi tuumaga, muutes selle siis ebastabiilseks ja selle tulemusena see laguneb 2 ja tekib siis tüüpiliselt krüptoon ja baarium ja sealt jällegi eralduvad omakorda neutronid ja niiviisi läheb see ahelreaktsioonina. Ehk siis kogu see tuumakütus mingisuguseks hetkeks siis reageerib ära ja seal on siis alles jäänud erinevad radioaktiivsed väiksemad ühendid. Kas te teate ikka, et Eestis on ka radioaktiivsed ühendid? Mitte ainult Männikul, terve Põhjarannik on täis. Radoonist on keegi kuulnud midagi. Paikneb siis kivimite sügavamates kihtides, aga kuna meil on siin lubjakivi, mis on selline poorne materjal, siis väga ilusasti tuleb pinnale. Et need, kes siin Meriväljal on näiteks. Et nende radioaktiivsete ühenditega on üldiselt päris nagu palju teemat. Ja USAs lausa ehitatakse selliseid korstnaid keldritest, et välja juhtida radioaktiivsed ühendid majast. Sest nad üldiselt niiviisi imbuvad kuidagi pinnasest ja siis jäävad sinna keldrikorrusele või äkki tulevad keldri kohal olevasse magamistuppa. Ja siis inimesed 50-aastaselt avastavad näiteks, et neil on kopsuvähk, kuigi nad pole elus kordagi suitsetanud näiteks. Et päris jama on tegelikult radooniriskis elades. Nii, aga järgmine elektrijaam on meil siis päikeseelektrijaam. Ja päikesel siis vastupidiselt sellele, mis toimub meie traditsioonilise nimetusega tuumaelektrijaamas, siis toimub ka tuumareaktsioon, aga seal siis tuumad ühinevad. Ja väiksemad tuumad ühinevad siis omavahel ja nendest saavad siis suuremad tuumad. Ehk siis näiteks, kui võtad 2 vesinikku, liidad nad kokku, siis saad heeliumi. Põhimõtteliselt midagi sellest. Ja
Eralduv kiirgus on siis see, mis jõuab maale. See on nüüd jällegi selline reaktsioon, mis on tohutult energiamahukas ja põhimõtteliselt on see siis selline reaktsioon, et kui inimesed suudaksid seda siin planeedil teha, siis meil mitte mingisuguseid muid energiaallikaid ei oleks kunagi vaja. Aga tänasel päeval keegi veel seda teha ei suuda. Vähemalt mitte sellises mastaabis, et sellest võiksid midagi väga suurt rääkida. Et võib olla kunagi. Päikese kiirguse puhul saab siis rääkida fotogalvaanilistest elementidest ja need fotogalvaanilised elemendid koguvad siis selle kiirguse kokku ja muundavad selle elektrienergiaks. Ja teine variant on kasutada läätsede ja peeglite süsteemi ja siis põhimõtteliselt seda kiirgust nii-öelda kontsentreerida või siis võimendada ja suunata see siis otsa näiteks mingisuguste veetankide peale või mis iganes, et kasutatakse tegelikult ka selliseid lahendusi, kus ei ole otseselt tegemist päikeseelektrijaamaga, aga näiteks Aasias teatud piirkondades, kus on väga ere päike, väga siis mugava langemisnurgaga, näiteks paigaldatakse terve soojavee kanister, see oli võib-olla siis ütleme pigem tünn katusele ja päike soojendab selle tünni ära ja vett ei olegi vaja kütta. Et sul soe vesi tuleb lihtsalt selle tõttu, et päike paistis selle tünni peale näiteks. Aga see siis eeldab, et see vesi seal ei jäätu mingisugusel osal aastast, eks ole. Aga täitsa nagu levinud asi, et olen ise isiklikult näinud. Siis probleem keskkonnale jällegi on natukene teisest nii-öelda mastaabist, et otseselt energia tootmise hetkel ei ole nagu mingisugust probleemi, aga probleem on nüüd nende fotogalvaaniliste elementidega. Ehk siis kogu protsess tootmises on toksiline, kasutatakse selliseid toredaid segusid nagu vask, indium, kallium ja seal juures on ka veel diiseleen, et juba kõlab sedasi väga huvitavalt. Kaadmium telluriidi näiteks, amorfset räni, ehk siis räni, millel on siis väga mitmekülgsed omadused. Probleemiks on siis leke, tegelikult neid lekib keskkonda tootmise käigus, neid lekib keskkonda mingisuguses ulatuses ka siis, kui see patarei on omas töös ja mingisugused ohtlikud vedelikud võivad ka seal süsteemi sees esineda. Ja nüüd siis oleme jõudnud selle kohani, mida te võiksite kodus võib-olla katsetada. Et kodus te saate katsetada ka tegelikult siis happevihma mõju ehitistele või skulptuuridele, ainult et ma ei soovita võib-olla mingeid ehitisi ega skulptuure väga lagundada, et võib-olla mõistlik asi, millest alustada oleks näiteks teokarp. Ja kui te panete selle äädikasse, siis ta võiks hakata reageerima. Et sealt võiks eralduda mulle näiteks. Ja need mullid siis, üllatus, on süsinikdioksiid, mis väljus siis sellest samast teokarbis sisalduvast lubjakivist. Et teokarp kahjuks küll 100% lubjakivi nüüd ei ole, et see on selline võib-olla 75 või midagi sinna kanti, aga ühesõnaga, toimub küll, et kui 75% midagi on, et see on päris kõva enamus. Siis happe mõju metallile. Ma nüüd ei tea, kas teil on võimekus kuskilt tsinki leida. Ehk on võib-olla kuskilt mõne vana mingisuguse tsingist eseme võib-olla. Võib-olla mingi naelaka või äkki mingi selline trukkikene või võiks võib-olla olla. Võt ei tea. Ühesõnaga, kui kuskilt leiate, võib-olla alumiinium sobib ka, et äkki alumiinium võiks ka täitsa reageerida päris mõnusasti. Äädikaga sama mõte siis, et hakkab mullitama, aga need mullid on siin hoopis midagi muud. Need mullid on hoopis vesinikumullid. Et siis tsink tõrjub sealt happest välja, happes oleva vesiniku. Et happe tunnus on siis see, et seal on vesinikjoonid, eks ole. Suudab neid anda lahusesse. Roostetamise uurimiseks saab siis teha ka näiteks äädikalahuse, et võib kasutada mingisugust metallplaadikest ja sinna peale siis pritsida äädikat ja siis vaadata näiteks järgmine päev, mis sellest saab. Võib lisada ka näiteks keedusoola, naatriumkloriidi, see sama sool, mida siis kõik toidu tegemisel kasutavad, kui kasutavad soole. Sinna võiks muidugi lisata ka näiteks vesinikperoksiidi, millega saab juukseid värvida, ma ei tea, võib-olla keegi on kunagi puutunud kokku. Ühesõnaga, saab selliste segudega mängida, kui huvi on. Guugeldada saab ka kindlasti, siis leiab veel rohkem infot. Siis kergitusmeetodite osas saab seda küpsetuspulbri nalja teha ja saab kindlasti ka selle pärmiga mängida, aga ma ei oska öelda, miks meie pärm selline täna on, et see on natuke nagu... Siin midagi on, sest et ta oli enne tühi. Aga no jah. Võib-olla see pärm juba oli saanud väga palju külma ja lõpetanud elamise.
Ja siis kindlasti kääritamisega saabki teha siis ka mingisuguseid katseid, et vaadata, kuidas toimuvad protsessid teie enda ümbritsevas elus. Aga ma ei tea, rohkem mul siis ei ole teile midagi rääkida hetkel. Nüüd te võite küsida midagi. Sa mõtle nüüd, kui sa ostad naturaalset jogurtit, siis see on täiesti laktoosivaba või? Kogu selle kääritamise protsessi käigus seal peaks ikka see suhkur ära lagunema. Aga küsimus on lihtsalt selles, kui palju ta laguneb, kui suures ulatuses see kääritamine aset leiab. Kas tegemist on nüüd kogu suhkruga või see on mingisugune osaline protsess? Ehk siis, kui sa ostad poest mingisuguse keskmise jogurti, ma olen üpris kindel, et sul on laktoos sees. Ehk siis, kui sa oled laktoosi talumatu ja sinu kehas ei ole laktaasi, siis ma ei soovita sul osta sellist jogurtit. Jah, ma arvan, et sa ei taju seda magusust. See on täpselt samamoodi nagu Coca-Colaga. Et sa tegelikult ei saa aru, kui palju seal on suhkrut. Kas sa jooksid kunagi vedeliku, milles on 10 grammi suhkrut 100 milliliitri kohta? Sügavalt kahtlen selles. Aga kui sa nüüd lisad sinna natukene fosforhapet, natukene süsihapet, siis ei saa nagu arugi. Selles mõttes hapetel on hästi tobe omadus varjata valdav enamus teisi maitseid. Ja see kontsentratsioonid peasigi väga kõrge olema tegelikult. Sa mõtle nüüd see, mis sul alles jäi. Tegemist on tegelikult sul siis, ütleme, et see on alumiiniumist, ma eeldan on ju, mingisuguse alumiiniumisoolaga. Et idee poolest ei tohiks väga hull olla. Vask muidugi on nüüd, vask on nagu päris toksiline. Et see, mis mina nüüd siin praegu tegin, siis idee poolest ma ei tohiks visata seda prügikasti ega kraanist alla lasta. Ma viin siis tagasi selle ülikooli. Ülikoolis on ohtlike jäätmete kogumise konteinerid, seal on nagu lihtne. Kodus ongi tegelikult väga keeruline ja seoses koroonaga ka muidugi, et kõik need koroonajäätmed on ka tegelikult ju ohtlikud, et neid ka ei tohiks visata tavaprügisse. Aga kui õpilased meil iga nädal teevad siin 2 või 3 testi, kus nad panevad need. Keegi ei osta omale koju ju mingisugust biojäätmete konteinerit, ohtlike biojäätmete konteinerit. Aga üldiselt kõik, mida sa tegelikult lased veesüsteemi, et kui see piisavalt lahja on, ega ta tegelikult väga ei mõju.